Ja siin sellel 26. septembril 2025 oli minu plaan ainult teha 6 sõidukest, aga vanapaganal ja põrguvürstil olid minuga hoopis teised plaanid ja natukene sõitsin ka Bolti siis ka järgmisel päeval 27. septembril. Ja muidugi teen selle kõik ise endale, nagu enda ajaloo jaoks. Ja siit tulevad ka kohe varasti tabelid, igasugused nii tulpdiagrammikene, kui ka siis need list või nimekiri, kust ma nagu vedasin, kui palju nagu päevased tulemused, siis nädalane tulemus ja lõpuks ka kuu tulemus ja siis veel ka nagu nädalased väljamaksed. And hello for everyone, in here is starting like it's 26 September 2025 and my plans was to make only 6 Bolt rides. But in Saturn and in the Devil was it's another plans with me and they made it the correctives. And yes, I'm riding it's a little on another the next day during 27 September, and in here we seeing it's a list where we gets the all the datas we seeing it, and we seeing in the day datas and the week datas and it's the month datas, and the end we seeing it's how much I get to money to brutto amount. Итак, здесь у меня было план в 26 сентябре 25 году сделать только 6 поездок, но у сатана и дьявола были свои планы со мной, и ездил немножко и 27 сентябре, это тоже видно, здесь эти планы, ну, как планы, а этот как данные, какие ежедневные, недельные, месячные и выплата. И здесь я опять перепутаю Талдан и Талдан. Я знаю, где Талдан. Талдан между Ангаричи и Кудачи. Я там очень много раз был там. А Алдане был только 2 раза. Ну, в общем-то, я знаю между Нейунгри, Перкакитом и Jakutskam. Nii, kätte nüüd siis 26. september 2025 Tartu linn ja oli juhtunud selline tobe asi, et veel, kuna ma viimati käisin sõitmas, see oli viimane pühapäev, ma mõtleme, mis päev see on, see pidi olema siis 19. või ei, 26, kurat küll ma ei oska arvestada, mis iganes see oli, kui täna on reede. Ja siis oli kantud veel jootraha üle, tekkis mulle veel teisipäeval. Aga ma ei saa muidu seda raha ennem kätte. Tuleb välja, et kui see summa on suurem natukene, no olgu. Ja siis ma täna mõtlesingi, et võiks selle asja tagasi teha. Ja tulid siis sellised tugevamad sellised kindad, mis on tegelikult nagu kasteetkindad, millega saaks ka teisel inimesel hambad vabalt sisse lüüa. Ja need on natuke soojemad, kui ma need alguses esimesed tellisin. No nad on ikkagi sellised imelikud. Ja täna teeme siis ikkagi ka veel ühe Bolti sõidu. Ma arvan, et võib-olla ma ei teagi isegi tegelikult, kõik oleneb, kuidas ilmast on, sellepärast, et hommikul oli ainult, öösel oli üldse päris, et hommikul oli ainult mingisugune 8-9 kraadi oli ja päris hulk aega oli selline jahe oli ja minu plaan oli siis, et see kiiver, millega ma siin üks päev siis siin kuskil poes käisin, et seda siis täna seda kiivrit katsetada. No selline mõte oli. Nii, aga paneme kaamerale elektrijuhtmega külge. Siis oleks see asi nagu tunduvalt parem. Nii, paneme siit. Keerame ümber kotirihma mõned korrad. Ja et vähemalt miinimumplaan oleks täna välja sõita
€13. Sellepärast, et 13 eurolt miinus 22% ettevõtluskonto peale tulumaksu on täpselt 10 eurot. Noh, tegelikult tuleb mingisugune 12 eurot ja 90 senti tuleks välja sõita. Aga ja siis, kuna hommikul oli nii külm täna, siis ma mõtlesin seda, et katsetaks, kuidas oleks siis selle kiivriga sõita, millega ma käisin siin, kõik need videod on veel tegemata, mul on ainult üks video tehtud sellest, sellest nimetus on Der Untergang. Selleks ajaks on nad muidugi valmis. Kui ma seisan kaardi ees ja näitan improviseeritud kaardikepiga. Nii pildistasin maha kilometraaži alguse ja aga nüüd äkitselt on soojemaks läinud. Ma panin tegelikult ühe sellise paksema fammusse selga. Nimeks on tal Fridriksson või mingi Fredriksson või Fridriksson. Päris ehtne Rootsi toode ja ma isegi ei mäleta, kuidas moodi see mulle tekkinud on, ütlen ausalt. Et ma nagu ei mäleta ja ma ei ole taga nagu, ta on rohkem nagu ütleme, et nagu tööjope või kuidagi niiviisi, et ja päris talvejope ta ka ei ole ja et ma nagu arvasin, et nagu ikkagi, et külmemaks jääb, kuigi nüüd on jah, nagu päikene läbi jope soojendab, aga nii kui mingisugune pilv ette tuleb, nii kaasas on ka tegelikult ühed teistsugused nahkkindad, mis on nagu paksemad nagu sellised, aga kusjuures need kindad on isegi puutetundlikud, kohe vaatame. And hello everyone, today it's 26 September 2025, city of Tartu, Estonia, 58 degrees in the north, 26 degrees in the east. And it's a strange thing was happening. In the last Sunday when I was riding, it's after the 2 days comes to my account, Bolt account, €1 tips. And if I need to get that tips money, I need to ride. I read like it's a minimal sum in the account must be like it's a €4. And today I think that we are riding only maybe it's a 6 rides. We get €12 and adding it's a €1 and it's a €13 minus 22% it's income tax and we get €10 maybe, but now I feel like it's a warmer. But in the morning was it's 8-9 degrees and I think that I'm using a helmet too. But all right, that is new, just arrived in yesterday and it's touching, it's working. Yes, it's working. Huh. And we are starting a Bolt service. I think that we made it 6 rides, no, maybe it's 7. I'm not need to ride it a little more. And the coefficient, it's 1.3. And today it's Friday. And wind northwest, it's mean that from that direction, and it's always a northwest and north wind, it's not cold. But I'm not seeing that it's a trees, it's a yellow.
a camera is maybe it's a colorizing it to a yellow, but it's real green, and we're not seeing it's something it's falling. The asphalt is like it's clear. I'm seeing that this camera is watching to left side, not the forward, and I don't know what to do with that. Ja ma vaatan, et kaamera vaatab liiga palju vasakule ja ma ei tea, mida sellega peale hakata, kuidas seda ei ole võimalik siin küll kuidagi moodi reguleerida, võib-olla natukene veel kõrgemale tõsta ainult. See aitab kuidagi. I'm trying to found another position. It's a camera is using these magnetic connections. Итак, если ехать листопада нету, ветер есть и березы, я не знаю, как камера показывает, но вот я просто покажу здесь этот березу, все пока еще зеленый, нету ничего желтого. Люди тоже один говорил, и он говорит так, что сегодня, в этом году весна приходила так поздно и холодной было, что дерево еще до сих пор думает, что не надо выкидать эти листья, и поэтому все такое зеленое. Хотя сегодня 26 сентября, пятница, и пятница, 2025 год, город Тарту, Эстония, 58 градусов север, 26 градусов восток, в таком же широте и этот Рыбинск, Пермь, Усть-Илимск, Талдан. Талдан между Неунгри, Перкакит и между, между Талдан между Неунгри, Перкакита и Якутска. Ну, вот такая широта. И ветер сегодня, так, машина пусть проедет. Да, мобильный интернет надо тоже включать. А то я забыл уже. And I forget to turn on the mobile internet. Maybe it's I need to start again. It's a service. It was working my home network from Wi-Fi router. Сегодня было холодно, ну вообще какой-то один день еще, какой-то там 3 градуса было вчера, вроде такое. В деревнях некоторых говорят, что даже заморозки были. Но я как раз другое, буфайка сегодня, или ватник, называется Фридриксен, или Фридриксон, или Фридриксен. Написано, что сделано в Швеции. И этот не секонд-хенд, ну или второе использование, или как это, или использованное. Но на самом деле я не помню, откуда я этого доставил. Один день в шкафу пошарил там сюда-туда, что у нас тут есть, есть ли у нас что-то такое пригодного, чем можно бы
чем можно бы по холоднее погоды кататься. И вот как раз aitäh. И у меня здесь нету права ехать, вот в чем дело. Вообще, ну как, может быть, есть, но я не должен ничем тревожить ни одного пешехода. Так, что у нас там сзади? И у меня было, деньги, которые кидают люди мне, из последнего раза, когда я ехал, этот последний раз было воскресенье, а 2 дня спустя пошел на английском tips, на эстонском йод-raha. Это значит, что для выпивки или невыпивальные деньги. Да я знаю это слово, опять забыл, как-то не вспомнится сразу Нет, это не карманные, это что родители дают. Так, хорошо. И там пошло мне 1 евро. А здесь по правилам надо, чтобы вообще эти деньги получать, по-моему, тут минимум надо было, что этот польт счете было бы 4 евро. Вот такое. О, не говори. Здесь палатка, летняя палатка для осенняя палатка для летней кафе. Да вы что? Куда катилась мир? Ja suvekohviku jaoks on tehtud sügistelk, milleni maailm on küll välja jõudnud. Ja ongi niiviisi. No kurat küll, kuidas ma siit nüüd mööda saan. Vabandage, et nii ootama pidite. Я сказал, что извините, что так долго должны были ждать, а он говорил, ничего. Но по-эстонски было другого. И нет сумасшедшего. Или такого. Он так на эстонском друг. А отсюда тоже что-то уже осень. И чтобы получать этот 1 евро, надо немножко покататься. Я думаю, что сегодня сделать только 6 поездок. Этот минималька, этот будет 12 евро. Вместе все взято 13, минус 22% доходного налога. Ну, там не только недоходный налог, там и пенсионного фонда 2 степени пойдет, этот как лично тебе. И социальный налог, чтобы у тебя была бы медстраховка. Ну, чтобы бесплатно к врачу ходить. Ну, вроде как-то так. Так, пойдем сюда. Приближаемся сюда к волшебному скамейку. And we riding to here where is a magical mystery. Jõudu! Kuule, ma nägin sind eelmine nädal kuskil Annelinnas sellega või kuskil sellega sõitmas. Kurat, sul käivad põlved käivad ikka väga kõhu alla käivad. On, ikkagi nii käivad, ma vaatasin, kurat, võtaks. Mul oli, ma mõtlesin, ma täna tulen korra välja, ma tahtsin tegelikult, mul oli kiiver, et ma katsetan kiivriga. Ma vaatan, nii on, siis kui täis see. Sul on vaata, sul käib põlv, käib lõua alla, sul käib lenksuga.
kurat, ja veel on üks asi või sellel asjal, et kuradi mingitel teistel natuke mudelitel on natukene kuradi pikem tagaots, et sa saad jalgratta, ei juba originaalis on ta lihtsalt raam on pikem, et sa saad sinna näiteks jalgrattakotid panna näiteks ja sul on siin, eks ole, kott, kuhu panna on ju ja selles mõttes. Ma vaatan korraks. Kurat, sul on ikkagi kergem, ei ole, kui ma minu oma, kus mul on see aku ka veel on taga peal, käisin üks päev sõitmas taga, niisama natukene, kurat, on ikka nii raske on ja nii harjumatu on. Aga mul on lenks, muidugi kõrgele tõstetud ja sadul on kah kuskil, ta on ikkagi nagu see, et ja sul ei saa jah, aga oled sa harjunud, oled sa nüüd rahul või? Kuidas sa nüüd akudega umbes vastu pead? Kuuled? Akudega veab hästi välja. See on siin lähedal. Nii, Chaplin ja valiga mulliga vesi ja tšilli, küüslau, marinaadi saab kanaliha. Mulliga vesi. Need on need mingitest need ringi ehitatud majad, üks oli see vana kunstimuuseum ja midagi vist seal üksteise kõrval või järgmine maja, vanas kunstimuuseum vist järgmine vist. 12, 14 ja siis tuleb ülevat juba sealt 18. Ei, kurvi peal on veel see puumaja. Jah. Puumaja on see vana puumaja on kurvi peal, aga ennem seda on modernne maja ja ennem seda modernset maja on see kunstimuuseumist punasest telliskivist, sealt on ta ka ringi ehitatud. Seest näeb välja nagu treppide süsteem on, või ma ei tea, tol teisel uuemal näeb välja nagu mingi San Salvadori vangla geto trepid või selline süsteem näeb välja. Palju sa umbes maha saad sõita seal nende akudega umbes või päev läbi piisab täiesti, jah? Jaa, päev on muretu. Kas see akude süsteem on nii, et nad on kogu aeg mõlemad sisse lülitatud või sa lülitad neid ükshaaval ühte ja teist? Ükshaaval ühte ja teist. Saab mõlemad panna ja saab üksikult panna. Ahah, aga sa teed nii, et alguses üks ja siis pärast teine, jah? No nii on isegi mõttekam, jah, et ta ei hakkaks üksteiselt võib-olla seda voolu edasi-tagasi liigutama. Sest ega tegelikult siin ka toimib nagu ühendatud anumate seadus, tõepoolest, jah. Kuigi jah, tegemist on elektriga, mitte piiritusega või elavhõbedaga. Vaatsin, osadel olid need nimed valge ja selle ära märgistatud ja siis olid kõik need 20x4 tolli ka nagu valgelt tehtud. Vaatsin, ma saan ka teha korrektor ja läks. Või see valge... tead, see on kõik tühi asi, see ei puu pilli, see ei liiguta ratast sul. Sa oled lisatule juurde pannud või ei ole? Olidki. Aga ühel oli, tead kuidas, oli ka niimoodi, aga tal oli niimoodi 2 silma siin tehtud. Ma ei tea, mismoodi ta oli, vaatasin YouTube'is oli niimoodi pandud, et 2 silma. Aga nii on ka hea. Kas sa oled nüüd niiviisi ka reguleerinud, et üks näitab rohkem ettepoole ja teine siis natukene kaugemale? Tegelikult see, saab reguleerida, vaata ma panen. Kas ükshaaval saab ka need lülitada või ei saa? Ei saa, nad lähevad koos. Koos lähevad. Aga kui ma panen täistule, siis on täistuli. Ja ma nägin. Et neid saab reguleerida. Seal on see ühendus. Kuradi vihma eest ei ole üldse kaitstud, vaata. Ei, selle saab sinna sisse panna. Selge. See saab sinna pessa panna. Selge. Ta lihtsalt tuleb vahepeal välja. Välja tuleb, selge. Kui sinna mingi vorstikile kleep see läbipaistev peale tõmmata, siis ta vist ei tuleks. Tihend, kummiga siis. Minul näitab koefitsient 1,3, aga kuule, kas nendel päevadel on tellimusi olnud või ei ole või? No eile oli päris hea, aga ütleme, kolmapäev oli ikka väga kehvana. Aga kas eile oli sellepärast hea, et külm oli, inimesed ei viitsinud ise väljas käia ja ei olnud tudengeid ja koolipoisse või?
no seda ka kindlasti. Võtan peale muidu. ja sa jääd juba hiljaks, kurat, sinna. Nad on küll kõik ligidal, aga sellepärast ei antagi autodele seda sõitu, et kes see sõidab sinna vastu liiklust, eks ole, ja autoga peaks kohutava ringi peale sõitma. Mul oli hea 1 euro oli ja ma vaatasin nagu Bolti seaduste järgi, et ma pean natukene rohkem sõitma, et seda 1 eurot, seda kuradi jootraha kätte saada. Ja ma mõtlesin, et mul oli kiiver selline, mis lõuaga lahti käib. Ma mõtlesin, et ma tulen täna tollega. Aga nüüd viimane lõpp läks liiga soojaks. Ma vaatasin, ei, kiivri jaoks on natukene liiastanud. Ja siis Hiinast mul need ühed kindad, mis mulle üldse ei sobinud. Tuli sulle tellimus, jah? No aga ei midagi head. Ei võta vastu või? Ma võtan kõik vastu, mis tuleb. Sellised kindad. No sinu ajal on vist natukene väikesed. Täitsa sellised. Proovi, vaata, kus sulle veel kätte kuidagi, sulle vist ei mahu hästi. Aga võib-olla mahuvad ka. Aga täitsa mõnusad. No aga siin oligi, kõik ütlesid, et tuleb suurem number võtta kui see, mis on seal tabeli järgi. Et nendel see. Aga kurat, sellega võib isegi kuradi kakelda. Aga noh jah. Need teised, mis ma ühed Hiinast tellisin, ma kaotasin ühed head nahkkindad ära. Et noh, tänase ilmaga peaks täitsa nagu käidema isegi vist. Oota, sa tegid selle Bolti konto nüüd ära? Uuesti, mul on, jumal, see on siis siuke epopöa. Siis nad saatsid mulle septembri alguses, nad saatsid mulle uuesti, et tee ära on, või nüüd lõplikult lahendad ära. Tegin kõik ära, täitsin kõik need vormid on ju. Siis tuli 20. kuupäeval tuli uuesti, jälle täitsin kõik ära on ju. Eile õhtul 25. Et no nüüd on teil võimalus täita siis jälle seda. Sinu oma, jah? Ja, et nüüd on teil võimalus täita siis seda õnnetut vormi, eks ole. Et 278, 2,4 ja Eho Sushi. See on see, vahel on ta Eko Sushi, vahel on ta Eho Sushi. Aga see on see sama siin, see kaubahalli juures. Nii, ja annavad mulle 5 minutit aega ja sõitma pean kuhugi küll ma isegi ei tea kuhu veel. Ma vaatan kohe uuesti järele. Ja saatsin eile jälle uuesti. Täpselt selle sama mulle, et jällegi mine sinna Dropboxi lingi andsid ja loading ja seal on jällegi see tühi vorm on umbes ja niiviisi. Aga täitsid ära selle, jah? Ma saatsin nii info, et kuidagi mingisugune Bolt ja siis support Bolt saatsin kirja EE-d või olid mingid sellised, et milleks ja kirjutasin nii eesti kui inglise keeles, et milles on asi on ju. Peetri kalmistu ja Nurme nurgale, kuskile sinna kanti tuleb pärast sõita. Ja tead, ausalt öeldes on nüüd niiviisi. Kas teda tuleb või ei tule? Me enam ei viitsi võib-olla taga õieti jändama hakata. Kui nad teevad selle konto ära lõpuks iseseisvalt. Kõige nõmedam on see, et sul ei ole võimalik isegi mitte kuhugi helistada iseseisvalt. Ei ole kuhugi otseselt mingisugusesse kliendi toesse kirja saata. See on jama. Olgu. Так, говорили здесь. Вот у парня вот этот велосипед купил. Я говорю, что я видал, как он в городе едет, этот, и колени у него под челюсть ходят. Ну, я не знаю. Мне такое, конечно, не нравится. Как-то так. И... Ну, он говорит, что он привык. Я видал, как он в городе едет с этим, этот Bolt. Другой парень говорит, что кто там сидел, что вчера было очень жирный день было.
on ette. Tere, tellimus on ette. Jah. Teil olid küll siin ülemused ja asjad ja ma ütlesin, rääkisin neile Tallinnast, et no pange väike lauake siia, see oli juba 2 või peaaegu 6 aega tagasi, midagi ei ole. Так, почти месяц назад, это же было 9 сентября, когда начальники здесь были, я говорю, что ну поставьте сюда маленький столик. Да ничего не сделали, чтобы товар поставить сюда. And I was talking with guys, and the one Volt guy who was sitting, he says that it's in yesterday, it means it's 25 September was it's a good day. No, it's a lot of orders. Проклятый гроб не хочет пухвайка подольше. И гроб не хочет вылезтись от spinni. Kirst ei tahtnud selja pealt maha ronida. Nii, ma võtsin täna siia igasuguseid vaheseinu võtsin kaasa igaks juhuks, et praegu mul küll neid ei ole vaja kasutada, sest siin ei ole jooke. Nii, vaatame, kas minu kohale jõudmise aeg on kätte jõudnud juba või. Так, 0 minut na месте. Только сейчас. Nii, ja tõmbasin alles nüüd, nii oli 0 minutit kohale jõudmiseni. Nii, mis see kaamera meil siin teeb? Kõik on kuidagi imelikult mul pool viltu. И камера как-то все этот полукриво здесь, куда-то налево смотрит. And the camera is still watching something, it's to the left. I think it's maybe it's. Nii, alustame siis uut reisi. И начнем новый рейс. В общем-то, я знаю, куда ехать. Более-менее я видал карты. And I was showing it päriselt võtnud maps. Aha. I think that I am not know that address it's. And she's going out. Итак, она выходит сама. По-моему, я ей уже везла когда-то туда. Так, как мы через... Ага, знаю. Так, 9 минут, сейчас уже, наверное, 8. Еще нет. И сегодня эта главная дорога же там открытый. И мы попробуем как раз сегодня бульвар Свободы. Опять Иисусом торгует здесь сегодня. Здесь, но их много здесь. Я не знаю, как они умеют с этим Иисусом торговать, но что-то они тут продают. And it's in here, it's again, it's a Jesus salesman, Jesus saleswoman. I didn't know.
how we can trade with Jesus, but something we is doing in here. And today we're using that way, that it's an ordinary way. In here it's painted that it's a bicycle road. All right, not bad, not bad. Kõrge serv on, ega ei sõidagi üles. И высокий край, не доедешь туда этот. Надо доехать до этого места, and we need to ride to that place, and it's a high corner was it's again. I can't ride it up if I was being the main road. It's a bad again. Ja mis me veel nägime, et nii kui üks auto tahab keerata Gildi tänavale ja jääb sinna seisma, siis paneb kogu liikluse kinni, mis on selja taga. Vanasti oli ju 2 eraldi rada ja liiklus kinni ei jäänud. Nii. Ma ei usalda jalgrattaradasid. Ma sõidan autoteed pidi. Я не доверяю этого велосипедного дорогу. У меня здесь как мне надо туда налево поворачивать. And I'm not trust that bicycle roads. It's nonsense directions. And it's like it's a useless directions. But for us it's a red light. And now we and all right, traffic light system it's working again. I'm seeing that. Riding front to a wind, and it's a strong wind it's today. It's yellow also. И куда? Мне надо было тормозить. Потепяские мясное производство. Написано сюда. Ну, да. Хорошие изделия там. Ну, дороже, подороже тоже. Этот. И мы уже переходили в речку. И сейчас налево. And now we are to the left side. And we just was crossing a river. And now we huvitav, see peaks olema ju see koolitüdruk, kas ta tõesti paneb poppi täna või? Vaatame kohe, teeme talle kohe. Kui see on see sama, aga minu teada on see sama maja. Olen juba seal tema juures käinud. Mis on veel? Mul on täna tegelikult tutikad tossud, mis tulid eile koos kinnastega. Nad maksid 23 €, nad on paksuma tallega, ma vist rääkisin ka, et
ma vaatasin, et Noet on selline suhteliselt selline klassikaline näeb välja ja inimesed kirjutasid, et nad on nagu sellised kõvad ja isegi üks eestlane oli ostnud ja oli kirjutanud või keegi, et suviseks ajaks on nad natuke liiga palavad. Ja selle peale ma nagu õnge läksingi, et ega ma ei tahtnudki neid suveks, aga just, et just nagu sellisteks temperatuurideks ja sellisteks momentideks. Ja uskumatu, mul on ainult 2 minutit aega и у меня только время 2 минуты. Я же не куковал где-то, нормально ехал. Вроде. 2 minutit aega, ometigi ma nagu ei pidanud kuskil kinni. Alguses oli 8 minutit aega või 9 või 8 minutit. Nii, nüüd tuleb meile või roheline. Sealt mõe. No way. Правила правой рукой. И вот этот дом здесь на правом стороне. Это одна школьница. Она что сегодня, что ли? Не в школе. А вот сейчас мы ей, и если она, мы ей сегодня точно шуганем. А этот нет, не она, этот другое, наверное. Tere on ette, jah? Selge, siis on teile. Huvitav küll, kui ma hakkasin sõitma, sellega on ju, ma sõidan suhteliselt ikkagi normaalse kiirusega, näitas mulle, et on 8 minutit aega ja nüüd mul on ainult 0, kurat küll. Ja ometigi valgusfoorid igasugused. Väga kaua külmetasite? Ei, just tulin välja. Ma mõtlesin, et selle maja tüdruk on, see on ka üks siin tellib, teate teda või? Ei. Ja selline sporditüdruk on selline. Aga ta käib koolis ja ma mõtlesin, et äkki, et kui tema on, ma ei teadnud täpselt neid majanumbreid ja et kui tema on, et siis saab hakata moraali lugema. Niis kuradi popi tegemine see on. Aga palun ja head isu teile. Nii ei olnudki see maja, jah. Всё, передали. Kaks 78 nagu oligi oodatud. И этот, я не знаю, камера показывает или нет, 2.78. Вот так. И сальдо 3.78, потому что у меня этот, как этот... Так. Я даже не знаю, как эта камера сейчас снимает. Сколько мы вообще здесь сегодня катались. А, 12 минут ехали. Сейчас мы 12 минут, когда я включал перед Eco-Sushi камеру. 12 minutit oli sellest momendist, kui ma lülitasin aku sisse selle Küütri tänava selle kaubahalli ees. No jah. Nii, hakkame sõitma tagasi allapoole linna. Ma mõtlen, kas mul oli siia asja ka kuhugi midagi tulla või? Vist mitte. Olgu, vist ei jutte millegist tegelikult tossudest ei pooleli. Ja lugesin nende kohta, vaatasin on ju natukene ja siin oli võimalus mingite värvikombinatsioonidega. Mulle tundus, et natukene nagu vahepeal nagu mingid liiga palju punast on seal juures ja küll, et ei ole midagi hullu, et et markeriga joonistame üle mingid värdelikud punased laigud.
aga jõudsid kohale, ei sittagi, mitte midagi, kõik on kuradi normaalne, vaevalt märgatav üldse. Või ise mõtlesingi, kus see punane on, aga ma vaatasin nagu hämaras ja siis nägin, et ei, et seal on mingid seda punakat on ka juures, aga ega mingisuguse markeriga ei ole mõtet sinna vahele segada. Ja nad on paksema tallaga kui need, mis mul need kõik need suvised või see ühtede samade tossudega, Hiina omadega sõitsin nende suvistega, kus on tegelikult nagu suhteliselt selline võreline, kust õhk läbi käib. Suve jaoks ideaalne. Aga mida veel tahtsin rääkida, et ja nad on nagu kõvema selle tallaga nagu vähem painduvad. Mõnes mõttes on see hea, selles mõttes, et pedaaliga jalgrattaga sõita on jalg väsib vähem või jalad alt ja treppide peal üles-alla ronimine on ka nii, peaks roheline tulema. Et siis, et treppide peal ka see ronimine siis on nagu lihtsam. Nii, aga puhvaigaga hakkab palav, vot niiviisi. Aga kurat, kas see tähendab seda, et ma peaksin koju sõitma ja hakkama riideid vahetama? И с этим бушлатом мне станется жарко. Мне такое чувство, что мне надо ехать домой и поменять форму одежду. And it's in that coat that I have, it's a little warm. And I think that I need to ride to a home and change and redressing, I think it's. Сзади машина. Ехал мимо. Я чувствую, что просто так начинается жарко. А что мы сделаем? Сейчас мы выходим. Закрываем этот сервис и действительно поедем домой. And I think that we are really riding to home, and it's a little warm. It's a little warm, and if I'm starting to climb to the 5th floor, and in the inside it's a apartment and panel houses, it's very warm. And it's not that good. Итак, если там ехать по этим панелькам, куда, ходить по панелькам наверх-вниз, будет жарко, будем потеть. Потом все этот спина мокрая, а этот уже нехорошо. И здесь опять этот, так камера посмотрит вообще налево куда-то криво. С другими одеждами он смотрит, наверное, лучше. А пока поедем домой. And I'm seeing that it's a camera is watching all the times to the left side. Herne tänavalt tuleb auto, kes vaatab nüüd siis seda peeglit sealt. See kindlasti seda jalgratast ei näe. Vaatame, teeb meil siin igaks juhuks, et me kellegiga kokku ei põrka selle baasil, et ta meid lihtsalt ei näe. No ja jälle kordselt siin sellised asjad ka on ka leidnud võimaluse, kuidas siia välja sõita. No jah, muud võimalust ei olegi, mis on selge. Päike käib juba päris madalat tiiru ja hakkab juba isegi silma paistma, nii et ei ole siin nalja midagi. Nii, aitame natukene pedaalidega kaasa.
это точно, да, надо поменять форму одежды. Слишком жарко становится. Фух. Вчера, значит, 25-го вечером у дяди Аквака было стрим. Жалко, что он не оставляет, не записывает эти стримы. Но я и спрашивал там, что привет, я из этого какого-то Эстонии. И как там у вас с налогами? Что многие говорят, что 6% налог. Кто-то говорит 8, кто 13. Он читал и быстро отвечал, что у нас налог 6%. А как они вычитают, я не знаю, что у нас-то есть, что государство делает так, что ты уже деньги получаешь. Нет возможности, что ты сам начинаешь налоги платить. Но он как страхуется, чтобы никто вроде так не мог обмануть или как-то так. Ну, есть, если ты на счет какой-то своего фирма есть, но там опять у тебя бухгалтерию надо, и бухгалтерию надо платить, и такое, что ты здесь особо не выиграешь. Или за услуги бухгалтерского компании какого-то, так что ты все равно потратишь такие же деньги. И вот такое. И в газете тоже сейчас было видео поставлено, этот тартусский почтальон. Ну, есть главный почтальон и есть еще окружные газеты вроде такой. И вот в этом тартусском почтальоне было тоже видео поставлено, как здесь из этого одного дома украдут эти электросамокаты Xiaomi X365. Nii, ja oleme jällegi tagasi kodus ja lülitame siin kaamera välja, siis ma Võru vajan kaamera.